Idee esitamiseks tuleb minna veebilehele Koos loodud linn. Trükkige see fraas oma otsinguribale arvutis ja leiate õige veebilehe üsna lihtsasti. Tegemist on Tallinna linna veebilehega. Koos loodud linn. Klikime siia peale ja jõuamegi õigele lehele. Ideed saab esitama hakata klikkides kas üleval menüüribas ideekorje peale või natukene allpool on ka sektsioon hetkel oluline, ka siin on õige link olemas. Jõuame vahelehele, kus saab oma ideed esitada, kuid siin vahelehel on ka pisut informatsiooni selle kohta, et mida oma idee koostamisel ja viimistlemisel tähele panna. Siin on antud sellised lühikesed küsimused ja vastused neile ja kui te olete need küsimused ja vastused läbi lugenud, siis need aitavad teil paremini oma idee ära kirjeldada ja teil on lihtsam seda veebivormile sisestada. Ning kui teil on huvi tutvuda põhjalikuma juhendiga, siis siin on olemas ka ideekorje juhend, mis avaneb siia lingile klikates ja see on juba põhjalikum dokument, kus on täpselt kõik kirjas, mida idee esitamisel peab tähele panema. Ning samal leheküljel näete ka linki Tallinna linna kaasava eelarve rakendamise korrale. Tegemist on volikogu määrusega, mis on kaasava eelarve rakendamise aluseks, et ka sellega saate lihtsasti tutvuda, klikates siin oleval lingil. Kui olete juhendmaterjalidega tutvunud, siis saabki minna oma ideed esitama ja selleks tuleb klikata lingil esita oma idee siin. Avaneb ideekorje vorm ja seda saab täita 3 keeles. Eesti, vene ja inglise keeles ülevalt paremast nurgast saate rippmenüüst õige keele valida. Ning natukene allapoole kerides näete nuppu Alusta kohe, mis viibki teid vormile. Kõik ideekorje vormi väljad, mis on tärniga tähistatud, tuleb täita. Eriti oluline on, et te täidaksite õigete ja korrektsete andmetega oma kontaktandmed, oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja kontakttelefoni numbri. E-posti aadressil saadame teile tagasisidet teie idee kohta ja muud vajalikku infot. Telefoni teel võtame ühendust ainult kiireloomulistes küsimustes. Siis valige oma elukoha järgne linnaosa, seda saab samuti lihtsasti rippmenüüst teha. Ja saamegi liikuda edasi idee kirjeldamise juurde. Kõigepealt tuleb panna ideele pealkiri ja see peaks siis lühidalt kirjeldama idee sisu. Edasi tuleb panna kirja idee võimalik asukoht, tulevane asukoht. Pange see kirja nii täpselt kui teate konkreetset aadressi, lisage aadress, võite panna siia lingi mõnele veebikaardile või võite ka kirjeldada piirkonda, kus teie arust see idee võiks tulevikus asuda. Edasi tuleb valida valdkond, kuhu alla esitatav idee kõige rohkem sobib. Saate seda siin täpploendis lihtsasti teha, valida saab ainult ühe valiku. Ning siis saab hakata idee sisu kirjeldama. Siia lahtrisse soovitan kirjutada nii palju infot, kui te vähegi saate. Et kirjutage välja, mida te soovite, kuhu kohta te soovite, miks see idee on oluline teie jaoks, teie kogukonna jaoks või linna jaoks üldse, et miks oleks vaja see avaliku raha eest ellu viia, millist probleemi see lahendab või mida ta teeb teie jaoks linnaruumis paremaks. Kõik see info pange siia kirja ja kui oskate, kirjeldage ka materjale, värve või muud olulist, mida te oma vaimusilmas selle idee puhul näete. Mida rohkem infot meil on, seda lihtsam on võidu korral seda ideed kavandada ja hakata ellu viima. Ja kui sõnadest jääb väheks, siis on võimalik siia lisada ka link lisamaterjalidele, nii et saate siis panna oma lisamaterjalid kuhugi pilve, näiteks Google Drive'i ja jagada meiega siis linki. Oluline, et sellel lingil ei oleks siis aja või ligipääsu piirangut, et me saaksime kenasti need lisamaterjalid ka kätte. Ja siis küsime, kust saite infot ideekorje kohta. Samuti täpploendis saate kiiresti valida selle kanali, kust te info saite.
Ja palun kõigil ka tutvuda andmete töötlemise tingimuse ja andmekaitse tingimustega. Et siin on link selleks olemas, klikake siia ja saate teada, kuidas Tallinn teie andmeid kogub, töötleb ja hoiab. Ja kõige viimane küsimus, kas oled huvitatud avalikul arutelul osalemisest? Siin see veel midagi teie jaoks kohustuslikuks ei muuda, ükskõik kumma vastuse te valite. Te võite tulla ja oma ideed ise esitleda, te ei pea seda tegema. Küsime seda lihtsalt selleks, et meil oleks pärast lihtsam neid avalikke arutelusid planeerida. Ja kui kõik see on tehtud, siis vajutage nuppu esita ja teie idee ongi meile saadetud. Teil ei tule kohe automaatselt meili peale vastust, et teie idee on esitatud. Me saadame selle kinnituse siis, kui ideekorje on lõppenud kõigile ideede autoritele ühe korraga.